Meie tänane järgmine esineja on töötanud Eesti finantssektoris üle 20 aasta. Et kui me täna siin räägime ka mullidest, mullide lõhkemisest kriisist, siis võime öelda, et ta on üle elanud ka kaks kriisi. Aga peale seda teatakse teda ka Eesti finantsvaldkonnas veel ka inimesena, kes nõustab teisi juhte, kes on nõus töötajaid abistama ja nõu ja jõuga abiks olema, ehk siis ta teeb koostööd ka Eesti Mentorite Kojaga. Ja mul on hea meel kutsuda siia Luminor Pank juhatuse liikme Gunnar Toomemetsa. Tere hommikust! Kui Andrus Ansip ütles seda, et millest veel unistada, kui sul on peaaegu et isesõitev auto, siis digitaalse arengu poole pealt ma ikkagi ütleks seda, et mida täna mina ootan, on see, et ma ei peaks ka neid käte ja jalgade liigutamise peale mõtlema, vaid sa istud tagaistme peal, sõidad kuskile punkti, astud autost välja ja sind ei huvita, kuhu see auto ennast pargib ja kuhu see auto sealt edasi liigub. Järgmisel hetkel sa istud jälle sellesse autosse ja sõidad järgmisesse punkti. Aga tänase päeva juurde ma tahaksin kõigepealt tänada Aare Tarka, et see 10 aastat ja see juubelikonverents, mis meil on selgelt tõestanud oma kvaliteeti ja hea meel on näha siin ruumis ettevõtjaid ja ettevõtlikke inimesi, kelle jaoks läheb korda Eesti majandus ja see, kuidas me liigume edasi. Digitaal ja muutus. Ilmselgelt, kui mõelda selle peale, et kas mull või majandusedu ja kuidas edasi, siis me peame mõtlema selle peale, kuidas sellele kõigele vastata. Ja mõlemad aspektid, nii digitaalne kui valmisolek muutumiseks, on oluline samm selleks. Võtame hetkeks ühe peatuse. Kas keegi saab öelda ka seda, et ei pea muutuma? Kas publikus keegi oskab öelda, mis automargiga on tegemist? Morgan, kohe tuli vastus ära. Ja tõepoolest see 1909. aastal loodud ettevõte, mis on käinud siis põlvest põlve, on öelnud läbi oma juhi, meie ei tee siin muutusi. Meil on kindel klientuur, kelle jaoks me selle auto oleme loonud. Seesama automudel on loodud 50. aastatel, teil on võimalik täna seda autot osta tuttuuena. Ja nad ütlevad seda, et nemad ei muutu. Kas meie oleme Morganid? Ei ole. Võib-olla keegi siin ruumis pärast tõstab käe ja ütleb, et tema on Morgan. Keskkond muutub, äri muutub, meie kliendid muutuvad ja ilmselgelt meie peame selle kõige sees ka muutuma. Kui vaadata nüüd neid trende, mis praegu mõjutavad pangandust ja pärast räägin paari sõnaga sellest seosest panganduse ja Eesti majanduse vahel, siis tõin siia mõned suuremad trendid. Täna on paar sõna sellest juba ka räägitud, tehisintellekt, robootika, et need kõik mõjutavad selgelt ka pangandust. Aga konkurentsi globaliseerumine tähendab seda, et me ei konkureeri täna ainult kohapealsete teenusosutajatega, vaid üha enam peame olema valmis ka selleks, et tuleb keegi eemalt, kes võtab osa meie ärist või meie klientidest. Täna ilmselgelt samm meie jaoks koostöö finantstehnoloogia ettevõtetega, kes järgmisel hetkel on meie jaoks olulised partnerid, mitte konkurendid. PSD2 regulatsioon ilmselgelt seda mõjutab. Teenuste osutamiseks ei pea enam omama kogu süsteemi. Pärast sellest räägin natuke täpsemalt ka, et üha enam on üksikute toodete ja teenuste pakkujad, kes saavad ennast liita teiste süsteemide juurde ja see on üks väga oluline mõjur meie sektorisse. Ja klientide liiklust võivad mõjutada ka kõik teised, mitte ainult sina, kes sa oled see teenuse osutaja, kellel sul on suhe kliendiga, vaid seda võivad mõjutada ka väga mitmed teenusepakkujad kõrvalt. Ja kui mõelda selle peale, et milline pank on olnud senimaani, on olnud üks süsteem, mille küljes on siis teised süsteemid, kus siis pakutakse kliendile laia spektrit tooteid, siis tulevikupank näeb välja midagi sellist. Pilt on küll keeruline, aga ma proovin seda kuidagi lahti seletada. Tulevikus on
pank ainult see keskmine osa siin. Süsteem, mis on loodud siis selleks, et selle külge liita teisi legoklotse. Siiamaani kõik need legoklotsid on olnud panga sees. Tulevikus kasutatakse selleks teisi teenuse lahendusi, mis on täna juba turul olemas või alles tulemas, mida selgelt täna pangad otsivad ja vaatavad ja seda teeb ka Luminor. Ja panga roll on ilmselgelt mõelda selle peale, kuidas tekitada siia neid stepsleid ja pistikuid, et võimalikult häid neid teenusosutajaid tekitada siia juurde. Kas see puudutab tulusid? Ilmselgelt. Kas see puudutab kulusid? Ilmselgelt. Ja aga siin peab olema nüüd seda tarkust, et kuidas seda koostööd teha selliselt, et muutuda läbi selle efektiivseks. Kulude poole pealt efekt ka väga suur, ehk siis võimalik teha seda äri efektiivsemalt. Steve Jobs on väga hästi öelnud. Lihtne võib olla tihtipeale keerulisem kui kompleksne. Aga sa selgelt pead panustama sellesse, et pilti lihtsustada ja müra ümbert ära saada, sest kui sa seda saavutad, siis sa suudad liigutada mägesid. Et iseenesest on nagu paradoks põnev selles osas, et kui me vaatame mingit lihtsat lahendust, siis me tihtipeale mõtleme selle peale, et selle oleks võinud ma kas või ise välja mõelda. Aga tegelikult, et selle lihtsa lahenduseni jõuda, peab väga tõsiselt nägema vaeva, erinevaid 10 varianti läbi töötama, mis seal peab olema ja mis seal olema ei pea. Teil kindlasti kodus on, kui mitte kõigil, siis enamusel selline pult. Teema on ainult selles, et te kasutate sellel puldilt ainult mõningaid nuppe. Te olete erinevad kasutajad, osad kasutavad ainult 3 nuppu, osad kasutavad võib-olla isegi 7, aga pigem te kasutate ainult osasid nuppe. Ja panganduse väljakutse tegelikult on see, et kuidas meil oleks võimalik teha sellest puldist selline pult. Mis siin veel raskuskoht on see, et me peame ära tuvastama, millised nupud sellel puldil peavad olema ja mis need nupud peavad tegema. Et kui mingi näide tuua, siis kliendi tegelik soov on ju see, et ma soovin teha makset, kui ma saan arve, ja ma soovin panga käest saada kinnitust, et see makse on toimunud. Aga kuidas võimalikult lihtsalt selle lahenduseni jõuda, et tõepoolest siis ka teie saaksite sealt kätte selle vajaliku nupu, enamgi veel kuni selleni välja, et need nupud võivad ka teie jaoks ajas muutuda. Täna on 6 kuu pärast on see nupp võib-olla hoopis midagi muud. Ja kas siis pangandus käib trendidega ühte sammu, et kas siis pangandus täna on üldse selleks muutuseks valmis ja kus me täna siis Baltikumis oleme? Kui vaadata täna Baltikumi teemasid ka panganduses, millele põhiliselt rõhku pannakse, on siis kliendiinfo näiteks kategoriseerimine, et siis suuta ka teie informatsiooni, mis teie kulutuste kohta on, aidata teil paremini töödelda ja läbi selle siis teie saaksite ka oma infot rohkem juhtida ja teha õigeid otsuseid, siis Skandinaavias täna, ütleks juba pea 2 aastat, on olnud meeskonnad, kes on töötanud juba selle avatud panganduse ehk siis selle stepslite loomise ja nende legoklotside liitmise suunal. Meie peaksime sinna nagu järgi jõudma. Aga nüüd on küsimus, et kas me saaksime midagi ka sellest vahele jätta, et astuda sealt sammu edasi, sest tegelikult on tulemas hoopis veel uued trendid, millel täna ei ole jõudnud vastata ka Skandinaavia. Ehk siis selleni välja, et me tõepoolest suudame infot nii täpselt analüüsida, et seda personaliseerida. Kui te lähete oma netipanka, siis see ei ole mitte üldine netipank, vaid see on teie netipank. Kasutades selleks tehisintellekti informatsiooni töötlemist, kõik see veel sinna juurde ja kuni selleni välja, et me suudame ka analüüsida teie senist käitumist ja selle pealt teha teile tulevikus otsuseid, viidati siin ka hääljuhtimisele ja kõige sellele, aga see on alles homne päev. Ja täna siis, kui mõelda selle peale, kus me oleme näiteks Luminoris, siis me näeme seda,
et selleks, et olla turul võrdväärne konkurent, ei piisa meil astuda ühest sammust. Et me peame tegema mitmesammulise hüppe, et jõuda ka sinna sellesse tulevaste trendide pilti ja selleks me täna oleme langetanud ka selle otsuse, et me ehitame uut süsteemi, mitte ainult ei parenda oma olemasolevaid süsteeme. Ja nüüd on siis küsimus see, et kas tegelikult pangad on kõigeks selleks valmis? Kas üldse tahetakse või pigem hoitakse seda status quo'd, seda, mis on, ja võib-olla see investeerimine ei ole nii oluline? Siis Ernst & Youngi poolt, EY poolt koostatud uuring näitab selgelt seda, et pangad on valmis investeerima järgneval perioodil. Siin on siis ära toodud 2018 planeeritav investeeringute kasv ja te näete ka seda, et kui paljud pangad on valmis siis investeerima 20, 30, 40% rohkem sellest, mis nad on siiamaani teinud. Ja ilmselgelt on see oluline ka Eesti pankade jaoks, et me ei räägi siin ainult siis globaalsetest pankadest, mis on siin sellel näitel välja toodud. Miks see kõik oluline on? Oluline sellepärast, et kui pangandus muudab iseennast efektiivsemaks, suudab kliente paremini teenindada, siis ilmselgelt see tugi majandusele on oluline. Et kui me täna vaatame, siis Eesti krediidiasutused on välja andnud 17,6 miljardit laene, pea 9 miljardit sellest ettevõtetele ja peaaegu sama palju eraisikutele, siis on oluline selleks, et teha investeeringuid, olla efektiivsem ja olla eksporditurgudel veelgi konkurentsivõimelisem. Konverentsi nimi on kas mull või majandusedu. Et kui vaadata seda, mida on teinud Eesti keskmine palk, siis ma ütleks seda, et võrrelda praegust aastat aastaga 2007 ei ole kohane, et palk on tõusnud aastast 2005 üle 100%, 133%, inflatsioon sellel samal perioodil circa 33%. Nii et selles mõttes, kui vaadata elanikkonna poole pealt, siis selgelt meie situatsioon on tugevam. Kuhu see surve paneb? Ilmselgelt ettevõtjatele, kellest väga paljud istuvad ka siin saalis täna, et selle palgatõusu pealt on oluline leida endal efektiivsuskohti, kus on võimalik siis ka selle palgatõusuga hakkama saada ja siin, kui nüüd pangandussektor on terve ja valmis ennast efektiivsemaks muuta, et toetada neid ettevõtteid nendel investeeringutel. Me ei oska panganduses oma klientide eest äri ajada. Meie ei oska seda teha. Aga mida me oskame teha on see, et me näeme ära need kohad, kus võib midagi tuksi minna. Ja ilmselgelt, et on oluline ka see, et see meie kompetents, mis on nagu pangas sees, et me siin nagu jälgiksime, et me ei tee neid vigu, mis me oleme teinud eelmises kriisis, sest see kõik on veel väga valusalt meeles ja ilmselgelt on oluline, et me nendesse sammudesse läheks sisse ja oleksime oma klientidele head partnerid nende ohukohtade väljatoomisel. Ja kui vaadata nüüd natukene pikemalt ette, et kui me siit nüüd lähme edasi, me oleme praegu majandustsükli väga heas seisus tõusul ja küsimus on, et kaua see kestab, kas toimub pööre, toimub. Küsimus on selles, kuna see tuleb ja kui sügav see saab olema. Me oleme avatud majandus ja see on meie pluss ja teistpidi on see ka meie miinus, et kui keegi ütleb välja, et ta plaanib tõsta teatud makse või tolle, mis võib alustada majandussõda, siis läbi meie ekspordipartnerite, küll mitte otse siis, aga läbi ekspordipartnerite jõuab see ka meie majanduseni. Et see on see ohukoht, mida me pikemas trendis näeme, aga teistpidi ka meil on see võimalus võtta sellest avatud majandusest selgelt kasu. Täna oleme rääkinud digitaliseerimisest, efektiivistamisest, et see kõik on siin ja jääb
ja ilmselgelt me peame mõtlema seda, et kuidas seda võtta omaks ja pangad on selleks valmis. Näeme seda, et toimub konsolideerimine nii sektorite sees kui ka üle sektorite ja hästi oluline on see, et ettevõtjad mõtleksid ka selle peale, kuidas enda käes hoida võimalikult laia osa tootmisahelast. Andrus Ansip mainis puidusektorit, et üks väga hea näide on Tartu ettevõttest, kes minu arust istub täna siin ka saalis, puidutöötlemise ettevõtte Lemex, kes tõepoolest on siis panustanud sellesse, et olla efektiivne ettevõte ja hoida võimalikult laia ahelat enda käes, kuni siis metsast, selle töötlemisest, kuni lõpp-produktini välja, mis eksporditakse Eestist välja. Et seda selgelt ettevõtjad peaksidki ka edaspidi rohkem fookuses. Uued pangandusmudelid. Et mainisin teile seda, et ühelt poolt siis Eestist väljaspoolt tulevad konkurents Eestis sees, mitte ainult pankade vahel, vaid ka finantstehnoloogia ettevõtetega ja läbi selle tegelikult siis see koostöö, et see Lego pangandus, kuhu enda külge siis siduda uusi lahendusi, see on kohe siin meil olemas. Ja kõige olulisem, mida võib-olla endal kuklas hoida, on see, et kui me täna teeme mingeid otsuseid, teie eraisikuna, teie ettevõtjana, meie pangana, et me peaksime meeles seda, et majandustsüklid on ja neid ei saa eirata. Et me ei saa unustada seda, et tõusule võib järgneda ka langus ja olema selleks valmis. Mitte, et ma tahaksin kuidagi õhutada seda, et me näeme väga tugevat järgmist kriisi, aga me peaksime olema selleks kindlasti valmis. Kui me rääkisime alguses sellest, et mõni meist on võib-olla Morgan ja ei pea muutuma, et siis ilmselgelt me näeme täna seda, et Luminori puhul me oleme restruktureerimise case, kus on pandud 2 maja kokku selleks, et teha midagi paremini, teha midagi efektiivsemalt. Nii et meie jaoks see muutus ja digitaalne muutus on hästi oluline ja meil on selleks plaan nii aasta, 3 aasta kui 5 aasta perspektiivis, mida me peame tegema. Ilmselgelt peab selleks olema julgust, et hakata peale ja ma soovin teile ka tarku otsuseid, julgust selleks, et teha häid otsuseid, mis hoiavad teid edaspidi ka laineharjal. Et suur tänu teile ja edu! Aitäh, Gunnar! Meil on aega mõneks küsimuseks, aga kõigepealt ma küsiks ise, et kui me nüüd vaatame seda seisu, kus me täna majanduses oleme ja kuidas me edasi peaksime liikuma, et panganduse poolt vaadatuna, millised võiksid olla need soovitused ühiskonnale, et kuidas minna jätkusuutlikult edasi nii, et isegi siis, kui ühel hetkel see kehvem aasta tuleb, et siis see meid nii valusalt ei lööks? Ma ütleks seda, et ikkagi inimestel on selles mõttes see kriis meeles. Mitte